Aamo ja Meego Remmel, isa ja poeg, ma paluksin teid nüüd see ette. Siis täiskasvanud laps nii-öelda koos mu isaga. Aga esimene küsimus, ma oligi sama nii-öelda sissejuhatada siis see, et kui me isa-poja suhtest räägime, siis on ütleme minu laste suhtest 8-aastane ja 11-aastane mina, kes ma olen siis 44. Teie olete sellest east juba mööda saanud, üle kasvanud. Et mida teie praegu teineteised ootate? Milline on teie suhe? Kui minu lapsed ootavad, ma kaitseks neid, kujundaks nende maailma, juhendaks neid, siis kas see on teie puhul praegu sama või milline teie suhe? No, ma usun, et see suhe hakkab juba esimest hetkest peale, kui see esimest korda võid oma poega oma kätel hoida. Ja siis sa tunnetad, et sa vajad teda ja tema vajab sind. Ja ma usun, et see on terve eluprotsess, mis kandub ka praegusse aega, kus me oleme jõudnud. Ja see on niisugune, mis südamesse nagu süveneb aasta-aastaselt. Ja nii ma usun, et tänapäeval ka ma kogen seda, et aeg-ajalt ma vajan, et me võime pojaga rääkida, kokku saada ja kui on muresid, siis jagame seda ikka. Ja siis niimoodi on käed isal on mure ja pöördud poja peale. Tavaliselt on minul on poja mure ja pöördud minu poole, et me selle ei ole vahemas. No, ikka elus on muresid mõlemad poolsed, nii et vahest ka on hea poja kes küsida. Jah, ma olen täiesti nõus kõigi nende asjadega ja kuna ma olen ise isa ka ja mul on poeg, et siis ma näen seda protsessi selle poole pealt ka. Aga täna ilmselt oma isa suhtes kõigepealt esmalt, et ma tohutult väärtustan, et üldse on veel olemas. Sest ema on meil juba, minu ema, sinu abikaasa on juba igavikus. Ja ma saan iga päev tegelikult aru sellest, kui suur väärtus on, et isa on olemas. Ja siis see olemas olemine avaldub ilmselt selles, et meil on aeg-ajalt niisuguseid hetki, kus me tõepoolest saame koos olla, aga rohkem on need hetki, kus me võtame telefoni ja räägime mõni sõna juttu ja kuna me oleme olemad vaimulikud pastorid, me väärtustame ka seda, et me võime kuidagi vaimulikul tasandil sidet pidada, et sageli, eriti kui ma lähen kuskile välismaale reisile või on mingisugused probleemid, et ma lihtsalt helistan isale, ütlen, et isa nüüd palveta minu eest. Ja see on mulle tohutult suur tugi mehena, isana, et ma tean, et mu isa seisab tegelikult mu selja taga isegi nendel hetkel, kui ta füüsiliselt nii ole mu juures. Ammu, kas sina oled teadlikult üritanud oma lapsi kasutades neile näidata, et sa väärtustad neid kuidagi seda sõnumit teadlikult edasi anda või on see lihtsalt nii-öelda igapäeva käigus kujunenud või oled sa mõelnud selle peale lapsi kasutades? Ma arvan, et see on, ühelt poolt on ta nagu sisse kodeeritud, sest kui sa oled näinud oma elus nagu oma isa eeskuju, siis sul on teatud ettekujutus sellest. Tol ajal, kui mina kasvasin, ei olnud mingit koolitusi ega midagi, see oli nagu oma sisehääl, mis nagu juhtis sind. Ja teiselt poolt ma tahaks ütelda, et muidugi, et kui see kodus on kõik olemas. Näiteks kui lapsed näevad, et isa armastab oma nende ema, siis see loob atmosfääri, mis loob ka isa ja poja suhte. Kui see kontakt nagu naise ja mehe vahel ära kaob, lapsed tajuvad seda väga kiiresti. Kui nad näevad, et vanemad suhtlevad, aga tegelikult seda sisemist kontakti neil ei ole, siis see hakkab ka mõranema ka lapse või isa ja poja suhtes. Nii et siin on väga oluline just see, et kuidas sa oskad kujundada oma pereelu. Ja nii ma usun, et väiksest peale ma olen ka teadlikult seda ka püüdnud järgida, et lapsed tuleksid koju, et nad näeksid, et kodu on see paik, kus neid oodatakse. Ja ma mäletan, kui Meekoll oli alles mõne nädalane, siis nagu ikka emal on rohkem aega, see väikne vajab rohkem aega ja siis mu vanem poeg, ta oli paari aastane või natuke vähem, tõi isa sussid sinna välisukse alla ja ma küsib, et miks sa need isa sussid sinna, ma ootan, et isa koju tuleb. Nii et see lapse ootus isa järele on temasse nagu ka sisse kodeeritud. Meega sina vist ei seda hetke ei mäleta? Seda ma ei mäleta, aga seda mäletan väga hästi, kuidas ma ootasime vennaga isa koju. Isal olid pikad tööpäevad, sageli veel kirikuelu, mis nõukogude ajal ei olnud ju palgatöö, sisuliselt ta tegi seda veel õhtuti juurde kirikus ja mäletan, et teatud rituaalid, mida õhtul tehti emaga, aga üks oli ka see, et ma ootasime lihtsalt isa koju.
ja see oli kõige tähenduslikum, kui isa tuli. Aga kõige selle juures ta leidis tegelikult meie jaoks ka niisugust kvaliteetaega, et neid hetki on päris palju, aga mingid mälupildid lihtsalt, kuidas ta õpetas meid jalgrattaga sõitma. Et kõigepealt suuremad, minu vend on must suurem, kõigepealt tema, siis tuli see päev, kui minu päev tuli ja seda tähistati pärast siis, kui see saavutati. Või kui ta viis meid paadiga sõitma Piritale mõne laupäeva, kus me läksime lihtsalt kolmekesi ja see oligi meie päev kolmekesi. Või kuidas ta, kui ma olin suurem juba, kui ma käisin Tartu Ülikoolis, esmaspäeva hommikul läksin 7-10 bussi peale ja isa läks tegelikult alles kella 8 tööle, aga ta tuli minuga koos sinna bussijaama, kandis mu kotti, ma olin tegelikult 18-19 aastane noormees juba ja seisis nii kaua, kui buss läks ära ja lehvitas mulle. Et need on need hetked, kus ma tegelikult sain aru, et mu isa väärtustab mind täiesti tingimusteta ja kus ta armastab mind. Eesti mees ei pidanud just eriti selline sõnaosav olema, et on teine sõnaahel. Kui sa nendest hetkedest räägid, kas see väärtustamine on tegude kasvamise mälupiltide läbi või ka sõnade läbi? Me mõtlesin, et me eriti häbeneme või tavatsen nii väga öelda komplimente lastele ja naisele ja kuidagi mõtleme, et küll nad ise näevad, kui nad ise aru saavad. Jah, võib-olla meie pere on erinev natukene, aga meie peres on üsna tavaline olnud see, et armastust väljendatakse ka sõnades, öeldakse seda, et ma armastan sind, et sa oled mulle kallis ja seda öeldakse ka kirjalikult. Ja minu ema, sinu abikaasa oli väga suur kirjutaja, aga tegelikult täpselt. No ema tegi seda peaaegu üle päeva, saatis mulle kaardi, üle päeva ja ütles, et ma armastan sind või et ma täna koristasin köögikappi, ma olin õnnelik. Aga seda sama tegelikult isa on selle kõrvalt ka nagu üha rohkem teinud ja mina olen sulle ka kirjutanud kirju, kus ma ütlen seda välja, et ma armastan sind ja võib-olla endal kirjalikel tekstil on selles mõttes veel suurem tähendus, et need jäävad alles. Ja nende juurde võib tagasi pöörduda ja need tekstid muutuvad kõnekamaks võib-olla aja jooksul. Aga isa, ma olen väga tänulik sulle ka nende hetkede eest, mida sa võtsid siis, kui me olime pisikesed poisid või kui me olime teismelised, et sa lihtsalt istusid ja ajasid meiega juttu. Ja lapsena olid need küsimused võib-olla sellised nagu lapsikud. Aga kui teismelised olime, siis olid need nagu hästi eksistentsiaalsed teemad. Ja ma mäletan neid öid, kus terve öö oligi, sa veetsid meiega vennaga meie toas ja rääkisid ja siis ütlesid, et kuule, ma pean tööle minema. Ja see oli meie kogemus isast ja seda kõike tegelikult sai ka verbaalselt ju sõnastatud, mida me üksteisele tähendame. Aamo, kas sina mäletad hetki, miks seda tegid, mis sa edasi andsid? Ma tundsin seda, et mul on vastutus ja eriti kui nad, ütleme, lapsed jõuavad teismelsikka, siis sa ju teadlikult ka mõtled sellele, et millised valikud nad elus teevad. Ja ma usun, et ka lastel on probleemid, neil on mured, neil on küsimused. Meeg oli 4-aastane, kui ta küsis mu käest, isa, kus sa tead, et Jumal on olemas. Et juba väiksest maast madalast tekivad lastel ka oma sisemised küsimused. Ja nendel hetketel sa pead tajuma, et laps vahepeal saab ta kõrval, et ta võib rääkida sinuga. Ega need jutuajamised ei teki niisugused käsukorras, need tekivad spontaanselt. Ei ole nii, nüüd just need tekivad spontaanselt ja kui sa seda tajud, seda hetke, ja siis see on see väärtus, mis kannab laste elus edasi. Ma mäletan, ma käisin komandeeringus, kui ma töötasin veel Tallinnas hüdrometeoroloogias ja ükskord pidi minema Kerisaarele. Oli elektrooniku grupp, kus me panime siis automaat ilmajaama üles ja meid viidi sinna saarele ühe laevaga ja pidid paari päeva pärast tagasi tulma peale võtma, aga nii suur torm oli, et nad ei julgenud paati vette lasta ja me jäime terveks nädalaks sinna. Ja tolle ajal ju mingid sidevahendid, abikaasa oli kodus mures, et ei tea, mis juhtunud on, eks ole. Ja siis, kui ma ükskord koju tulin enne jõule ja siis abikaasaga lapsed, poisid juba magasid ja hakkasin köögis vaikselt rääkima, et lapsed kuule, aga nad tajusid seda ära. Ja ühel hetkel olid nad mõlemad köögis juures mu süles ja siis ma mõtlesin, et kuidas ka laps alateadlikult ootab, et kas isa tuleb koju. Nii et nendel hetketel, vaat kui laps tajub, et sa oled kõrval, et sa kallistad, et sa tunned rõõmu ka temast, ma usun, et jäävad lapsele hinge ja meelde.
millist tuge praegusel hetkel ootate, kui sa ütlesid eelnevalt, et hindade väärtustab Meegoga praegu juttamise suhtetega, siis küsid ka nõu, mida sina Meego ootad isalt praegu, mida Aamo ootab Meego? Ma olen enda jaoks sõnastanud, et isa on mu üks mentoritest. Mul on erinevaid, nagu Ameerikas öeldakse, kaabusid, mida sa kannad, erinevaid ülesandeid elus, aga igas valdkonnas ma olen püüdnud leida endale ka ühe inimese, ka meesterahva, kes võiks olla nii-öelda minu kõrvaltvaataja, kes võib kuidagi hinnata seda, kuidas mul läheb ja ma tean, et see mees, keda tegelikult ma üldse Eesti meestest, kõikidest meestest maailmas kõige rohkem austan ja kelles on mulle tegelikult kõigega elus eeskujuks, et see mees tegelikult on minu kõige parem mentor, ka selles mõttes ta tunneb mind täiesti, ta näeb mind kõrvalt ja kui on mingisugune probleem, mida ma ei oska ise lahendada, siis kindlasti ma vajan, et ta vaataks mind ja ütleks mulle. Aga nagu ma ütlesin, minu jaoks on ka see teadmine, et ta lihtsalt palvetab. Ja kui on küsimusi, mida ei saa ise teadlikult ära lahendada, siis ma ütlen, et isa, otsin nüüd ka Jumala käest vastust, mida mina pean leidma. Ja tema sõna on alati see, mille peale ma olen võinud tugineda. Nii et see on see, mida ma vajan, aga iseenesest on olnud küll väga huvitav see protsess, kui saad täiskasvanuks ja siis läksime samale tööle sisuliselt vaimuliku tegevus, et ühel päeval hakkad aru saama, et isa küsib sinu käest ka oma töös küsimusi. Et meil on selline pastoraalne probleem, et mis sa arvad sellest, et korraga tekib nagu selline partnerlus, et see ei ole enam nagu, et ma vaatan isal alt üles, vaid et me seisame üksteise kõrval ja selles üksteise kõrval seismises korraga on nagu lihtsalt kaks meest, kes täielikult toetavad teineteist. Teine asi on see, et väga palju mul on ka tuleb tegeleda abielu probleemidega ja inimesed kirjutavad ja on asju, mida ma ei saa rääkida, aga teatud mõttes ma vahest ka olen pöördunud Meego poole, ta on eetikaõppija, ta teab võib-olla asju sügavamalt, kui mina võib-olla oskan lahata. Ja siis on hea, kui sa tunned, et sa võid kellegi poole pöörduda, keda sa võid piiritult usaldada. Ja see on väga turvatunne loob sulle, ütleme nii, ka minu vaimulikus töös, aga seda me aeg-ajalt vajame seda. Minu pojad on eriti rõõmsad, kui nad saavad teada, et me oleme nüüd veekeskuses. Tartus, Abras ja Tallinnas, kus iganes ja Turmalas käisime juunikuus ja nii edasi. Mida te ootate, et saaks kokku, teeks isaga seda või teeks pojaga seda, praegu see oled tahtis? Ma usun, üks väärtus on see, et kui me üldse oma perega kokku saame, meil on praegu 16-liikmeline pere juba, kui ma mõtlen oma lapsi ja nende peresid. Ja see on üks väärtus hetk, kui sa võid oma perega ainult koos olla ja rääkida. Aga kahtlemata on neid hetki, kus ka laps vajab isiklikult sind. Ja ma mäletan, kui ma 27 aastat tagasi Viljandisse läksin pastoriks, siis mu vanem poeg Taavo ütles mulle, isa, mul on tunne, et seljatugi on mul ära kadunud. Kuigi iga päev kokku ei puutunud, aga ta teadis, et alati võis tulla isa juurde ja rääkida. Nii et laps tajub seda, kui sa oled talle olemas ja ta tahab ja tuleb suga rääkima. Minu jaoks on olnud põnev viimastel aastatel nagu koos taas avastada kas neid sündmusi, mälestusi või aegu ja hetki, mis isa elus on tähenduslikud olnud. Et aasta tagasi suvel, kui teil oli kuldpulmapäev, et kui me kogunesime kogu oma perega ja su abikaasa, minu ema on juba igavikus, aga kui me koguneme ühes koos ja me mõtleme tagasi nendele aegadele, mis olid 50 aastat tagasi, kuidas nemad kokku said ja kuidas nad oma armastuse loo kujundasid. Et see loob tegelikult meile ühismälu, mis kandub võib-olla edasi veel kaugemale meelastesse ja nii edasi. Või kui me käisime Peterburis mööda aastal, sest teie elus oli väga tähtis Peterburis valgete ööde ajal oma abikaasaga nagu armastada, olla selles keskkonnas, et me käisime sealt läbi ja nii edasi. Me oleme püüdnud nagu neid hetki luua nüüd taas. Ja ma arvan, et see on isale tähenduslik, et ta võib uuesti nagu läbi elada neid. Aga minule ka pojana, et tegelikult see on narratiiv, see on ajalugu, mida me jätkame ka sellega, et me oleme koos neid meenutanud. Meie aeg saab otsa, mul on üks, ma kasutan need ära.
kuna te siin ees olete, mina ise olen isa, nagu ütlesin, 8-11 laste vanused, mida ma saan teha, et 40 aastat hiljem nad väärtustaksid mind nende suhtes. Minu ja mu poegide suhe oleks nii nagu teie suhe. Üks või paar soovitust, väike nii, ma panen kohe kirjada. Kõige tähtsam, et laps tunneb, et sa teda armastad ja kui laps seda tajub ja tunneb, siis see on väga tugev sõnum talle terveks eluks. Ma ütleks kahte asja, et üks, see ongi triviaalne, et leia aega oma poiste jaoks ja laste jaoks. Ja teine asi, mida ma olen näinud isana, nagu on see, et huvitu nendest asjadest, mis poissi huvitavad. Et sa panustad tegelikult sellesse, mis teda huvitab, sa lood silla, mis on väga sügaval. Ja siis võib tulla neid hetki, kus selle silla peal tegelikult ta tuleb huvituma ka sellest, mis sinu elus on tähtis. Aga et ma arvan, et huvituda lapsest, see on isa roll, minna lapse juurde eeskätt ja olla kõigepealt isa. Aitäh! Aamo ja Meigo, Remmi lisale.